Kell on Stanfordis 9 hommikul ja Eestis 19 õhtul ning alustame reaalajas toimuva virtuaaltuuriga, kus püüan avada seda, mida olen 6 kuu jooksul Stanfordis näinud ja loomulikult, kui on, siis vastata ka küsimustele, mis teil näiteks Stanfordi kohta on tekkinud. Stanfordi ülikooli asutajaks oli Leland Stanford koos oma naise Jane Lathrop Stanfordiga. Ja neil oli poeg, kelle nimi oli siis Leland Junior Stanford. Ja selle pojaga juhtus selline õnnetu lugu, et päris varases eas, teismelise lõpueas jäi ta kõhutüüfusesse ning suri. Ja selle peale siis Stanfordid, vanemad Stanfordid, siis Leland Stanford ja Jane Lathrop Stanford mõtlesidki, et on vaja kuidagi poja mälestusi jäädvustada ja kuidas seda paremini teha saaks, kui asutada ülikool. Oma virtuaaltuuri alustamegi siis sellest kohast, kus on Stanfordide ausammas ning ka teisel pool kohe näha nende mausoleum, kus siis nende säilmed asuvad. Ja see on siis üks vaiksemaid kohti Stanfordis, kus ei ole tegelikult mitte midagi muud suuresti, vaid ongi selline suur ilus lageala, kus siis mõnda kohta kastetakse, nii et ilma kastmata muutub siin kõik suhteliselt kiiresti kõrbeliseks. Ja muid asju siin üldiselt näha ei ole. Pargiala Stanfordide mausoleumi ümber. Muidugi lisaks sellele on siin põnev minule kui bioloogile näha igasuguseid huvitavaid puid. Ühed tavalised puud on seedrid. Seedrid on siis sellised puud, millel on suured püstipidi olevad käbid. Eestis see puu ei kasva, sest on liiga külma õrn ja käbidel siis kukuvad käbisoomused maha sügisel, nii et käbisid tervikuna maha ei kukugi. Aga kõnnime siis vaikselt edasi nüüd Stanfordi campuse poole. Stanfordi campus, kui ütlen nii, siis mõtlen maju, kus siis põhiline osa Stanfordi elust toimub. Siin, sellel lagedal väljal on koht, kus elab siis hästi palju oravaid. Nii et kui siin natukene ringi vaadata, siis kindlasti on mõningaid neid juba näha ka. Hüppavad seal põõsal. Oravatel on praegu selline vahva tore aeg, kus on pojad. Ja pojad on eriti aktiivsed mänguhimulised. Oravatega on selline huvitav lugu siin Stanfordis, et neid on nii-öelda 2 marki. Ühed on siis sellised, kes on, mina olen nad nimetanud maaoravad. Nii et paljudes kohtades on näha selliseid auke, mis siis ongi oravate poolt kaevatud urud ja kogu see Stanfordi pargiala siin on paksult selliseid auke täis. Vahepeal kuuleme rähne ka, kes siin piiksuvad, et sellised rähnid on ka siin hästi tavalised. Aga need maaoravad on siis sellised enamasti sellised pruuni värvi ning sellise mitte tüüpilise koheva oravasabaga, vaid sellise pigem nagu vaatad rotisaba, selline peenikene ning millega on siis hea mööda maad joosta, sest neil ei ole vaja laveerida. Nii, seal piiksuvad meil jälle oravad, jooksevad minema, siis kui neile lähemale minna. Ja siis teine nii-öelda oravaid on, ma olen nimetanud nad puuoravad. Puuoravatel siis oksalt oksale hüppamiseks, enda tüürimiseks, laveerimiseks on rohkem vaja saba ja siis selle koha peal ongi niimoodi, et neil on ilusam saba ja tihtipeale nad ei ole ka nii hallid pruunid, vaid on pigem musta värvi. Nii et Stanfordi campus on üks suur vahva koht ja nüüd jõuamegi tasapisi siis selle koha peale, kus ka inimesi rohkem näeb. Kõigepealt näemegi jooksvaid Stanfordi noori. See on üks teema,
millest hea meelega Stanfordist räägikski. Ühel esimestest päevadest käisin Stanfordi üliõpilaste poolt korraldataval sellisel reaaltuuril siis. Ja ühe asjana, mida siis sealt kuulda võis, oligi see, et 80–90% vahel Stanfordi üliõpilastest kõik kuuluvad mingisse spordiklubisse. Mis minu jaoks tekitaski sellise huvitava mõtte, et küll on hästi huvitav, et ma olen ise ka nagu mõelnud, et tegelikult vaimne ja füüsiline tegevus peavad olema hästi-hästi tasakaalus selleks, et mõlemad hästi õnnestuks. Et ainult vaimsele tööle keskendudes lihtsalt ei pea vastu. Ja siis ongi, et füüsiline töö aitab seda kindlasti tasakaalustada ja Stanfordi sportlased on tegelikult olnud ka hästi edukad, sest paistab, et nad on kõik ühes ja teises teemas nagu kodus. Ja maksimalistid. Nüüd, kuhu me jõudnud vahepeal oleme, on Stanfordi campusesse viiv peatee Palm Drive. Ja taamal juba näete Stanfordi sellise ülikooli vana südame maju, aga praegu tulemas on üks buss. See on siis Stanfordis tüüpiline tasuta busside võrk ja selles võrgustikus siis on, ma ei tea, üle 10 erineva bussiliini, mis Stanfordis ringi sõidavad pidevalt ja tasuta. Kusjuures mitte ainult siis Stanfordi campus, muidu võib juba öelda kohe, et Stanfordi campus on hästi suur. Mõnedel andmetel maailma suurim campus, et räägitakse, et Moskva ülikooli campus on ainsana suurem, aga seejuures arvestatakse siis seda, kui palju erinevatel korrustel pinda on selles campuses. Aga maapindalalt selline tervikliku campuse mõttes on Stanford siis kõige suurem. Ja selles campuses siis juba nägime siin pargiala, kohe jõuame majade alale, aga minule väga veel meeldib selline, on meil eraldi olemas selline, kutsutakse Stanford Hills, Stanfordi mäed künkad, mis on siis meie poolt vaatasid teist poolt seda campust, kus on selline ilus asfalttee üle mägede lookleb, kitsed, kalkunid, oravad ja mitmed muud sellised loomad elavad vaikselt ja neid on võimalik nagu praktiliselt iga päev näha ka, kui seal jalutada. Ja siis kõnnibki sadade kaupa sellisel umbes 5 kilomeetrisel ringil inimesi ning räägivad igasugustel teemadel juttu. On siis ka teadusteemad ja kõik muu taoline. Nii et see on üks mõte, mida võiks jällegi ka Eestis kindlasti rohkem rakendada, et ei pea kogu aeg juttu tegema ainult sellises laua taga istudes. Nüüd vaikselt oleme jõudnud sellisele tänavale, mille nimi on Muuseumi tee. Siit enne kui muuseumini jõuda, peal vasakule paremale vaadata, parkimine on üks selline huvitav teema alati, et kuidas on võimalik siis endale parkimiskohta saada ja Stanfordis on niimoodi, et põhiliselt on 2 parkimisala ja A-ala ja C-alal maksab siis $33 parkimine kuus, A-alal umbes $100 ja siis on veel eraldi õpilaste ja üliõpilaste kodude alad, kus on eraldi load. No nii, aga nüüd vaikselt jõuame siis muuseumini, Leland Stanford Junior Museum ja selles muuseumis, mis on huvitav, on suur kogu maalikunsti, aga eriti on see siis tuntud skulptor Rodini kujude poolest. Ja muuseumisse ei hakka täna sisse minema, aga neid samu Rodini kujusid on võimalik ka siis näha muuseumi aias. Nii et vaikselt juba paistavad. Kõigepealt siis igasugused
üksikskulptuuride inimestest, aga kõige kuulsam nendest on siis Rodini põrguvärav. See on siis siin avalikult vaikselt vaatamiseks. Lisaks põrguväravale on siin muidugi mitmeid muid kujusid, millest võite igaühe kohta lähemalt juba lugeda ka Stanfordi muuseumi leheküljel. Nii, aga liigume tagasi sinna Palm Drive'i poole, mis viib meid siis ülikooli põhikämpuse juurde. Panete tähele, siis ühe huvitava asjana on siin see, et autod on väga aupaklikud jalakäijate suhtes. Jäävad juba kaugele enne stopp-joont seisma ning stopp-märgi järgimine on siin niisugune püha asi, et mitte kunagi ei ole näha ühtegi autot. Mina igal juhul selle 6 kuu jooksul ei ole näinud ühtegi autot, mis ei oleks siis jäänud stopp-märgi juures seisma. Ükskõik kui kaugele vasakule paremale kõik näha ei ole ja seal on näha, et mitte kedagi kuskilt tulemas ei ole, siis ikka jäädakse seisma. No nii, ümberkaudu on näha siis selline tüüpiline Stanfordi maastik, natukene kollaseks läinud heinamaa, selliste tammepuude ja vahtra ja plataanipuude ja muude selliste puudega. Ja paremal paistab siis Stanfordi keemiateaduskonna vana maja. Stanfordi majad ongi tüüpiliselt sellised punaste kivikatustega ja kollakaspruunide kiviseintega. Aga neid maju näeme veel ja veel. Ahaa, enne rääkimata, et millal Stanfordi ülikool siis asutati. 1884 oli see aasta, kui siis Stanfordi pere läks Euroopa turneele. Nende poeg tahtis seal väga õppida ja siis kahjuks haigestuski ja suri. Kuid 1885 siis pärast seda suures leinas otsustasidki siis Leland Stanford ja James Stanford, et asutavad ülikooli. Said 1885. aastal selleks ka loa ja 1891. aastal siis ülikool sisuliselt alustas. Nii et see ülikool on kõigest, siis palju ta siis on. Ei ole veel 130 aastatki vana, aga juba tohutult palju saavutanud. Et siin on üle 60 Nobeli preemia näiteks selle ülikooli töötajad saanud. Ja ta on siis ülikool, kus töötab praegu rohkem nobeliste kui üheski teises ülikoolis maailmas ja sellel sajandil on saadud siin rohkem Nobeli preemiaid kui üheski teises ülikoolis. Et kui mõni teine ülikool on võib-olla kogu nobelistide arvu poolest suurem, siis nii lühikese ajaga ei ole nüüd ükski teine ülikool nii palju neid Nobeli preemiaid saanud. Et sel sajandil on siis 7 preemiat saanud. Nii, ja nüüd jõuame tasapisi siis ülikooli keskse vana campuse juurde. Ja seal siis kõigepealt ülikooli selline landmark, selline kaugelt nähtav ehitis, igalt poolt nähtav ehitis on Hooveri torn. Seesama suur ja pikk. Kes on Hoover? Hoover oli siis Ameerika Ühendriikide
president, aga enne seda oli ta siis Stanfordi ülikooli üliõpilane, nii et ta on ülikooli vilistlane. Mis veel muidugi huvitav on see, et ja siis ülikooli vilistlasena ta tegelikult asutas ka Hooveri raamatukogu ja kogud, mis keskenduvad just sellisele siis sellise avaliku poliitika uuringutele. Ja siis selle Hooveri puhul on veel huvitav see, et tema naine, Ameerika esimene leedi, oli siis ka Stanfordis tööl kui geoloog, et oli üks esimesi geoloog. Näitan nüüd vahepeal, kust me praegu. Tulime väikese ringiga, aga siin meie ees on siis, kutsutakse ovaaliks, selline suur, lai pargiala Stanfordi põhikämpuse eesotsas ja selle tagaotsas ongi siis Palm Drive, mis viib meid Palo Alto linna. Ja nüüd võib-olla vahepeal ongi natukene juttu sellest Palo Altost ka, et mis asi see Stanford on? Stanford on ju ühe mehe, Leland Stanfordi, tema naise Jane Lathrop Stanfordi ja siis nende poja Junior Leland Stanfordi perekonnanimi. Ja nad olid kuberner, maaomanik, raudteemagnaat, sellest suure raha saanud ja raha oli piisavalt, et asutada ülikool, siis panid ülikoolile ka enda nime. Ja Jane Lathrop Stanford siis juhtis seda ülikooli veel 20. sajandi alguses ka. Leland Stanford siis suri 90-ndatel juba siis suhteliselt pärast kohe ülikooli asutamist. Aga Stanfordi nimi on nüüd nii hästi nagu kõlama hakanud, et inimesed tihtipeale arvavad, et Stanford on nagu omaette linn või asupaik. Ja tegelikult võib ka niimoodi öelda. Selles mõttes, et Stanfordi campus on oma postiindeksiga, oma politsei, oma kiirabi, oma kaubanduskeskus on siin isegi, mis on väga suur ja modernne, et teist sellist ei ole mina ausalt öeldes Ameerikas näinudki, mis nii modernne välja paistaks. Ja oma, nagu enne sai juba räägitud, bussiliiklus, nii et täitsa nagu omaette linn. Aga formaalselt asub siis Stanford Palo Alto linnas. Palo Alto linn on selline Tartust natukene väiksem, rahvaarvult, pindalalt isegi vist suurem linnakene, kus ka mina nüüd elanud olen, et siit mööda seda sama Palm Drive'i tegelikult jõuabki siis vähem kui 2 kilomeetriga umbes siis Palo Alto linna. Ja Palo Alto linn on alguse saanud paljud ideed, millest on siis Stanfordi ülikool üles ehitatud, aga mitte ainult, vaid ka siis siin kogu Ränijoru selline arhitektuur. Et Palo Alto linnast on pärit siis kõigepealt HP, Hewlett & Packard, 2 sellist noormeest hakkasid garaažis arvutit kokku panema, nii et sealne HP firma algus on sealt pärit, aga lisaks sellele sealt on palju muid selliseid tehnoloogiafirmasid ka sündinud ja edasi arenenud. Ja ka praegu on seal paljude selliste firmade kontorid ja üldse siin kandis edasi tegelikult see Palo Alto linn on nagu üks sellistest linnaketis olevatest linnadest, et hakkab ülevalt põhja poolt tulema San Franciscost järgimad erinevad linnakesed, kuni Palo Alto on siis üks umbes 30 kilomeetri kaugusel San Franciscost olev linnakene. Siit edasi tulevad veel linnakesed nagu Mountain View, edasi on Sunnyvale ja Cupertino ja lõpuks jõutakse San Jose'ni välja. Et see San Jose ja siis San Francisco vahel sõidab selline huvitav Caltrain, mis siis, ma vahepeal näitan teile nende Stanfordi oma public security ja lisaks sellele sõidetakse siin tihtipeale selliste elektrimasinatega ringi. Aga tagasi selle juurde, et Stanfordi tulekuks on  kasutatakse Caltraini, mis siis toob selliselt
San Francisco ja San Jose vaheliselt alalt inimesi kokku. Miks see nagu vajalik on seepärast, et siinsamas selles Stanfordis ja ka Palo Altos elamine on hästi kallis. Nii et tavaline selline ühe inimese elamine maksab ikka oma $2000 kuus ja kui juba perega tahta, siis $3000–4000 kuus on täiesti tavaline elamispinna hind. Nii et natukene saab odavamaks, kui liikuda siit eemale ja siis Caltraini abil on võimalik liikuda, et liiguvad siin vähemalt iga tund üks rong varahommikust hilise õhtuni ja see selline hea liikumise viis. Stanfordis endas liikumiseks, nagu juba nägite, on loomulikult ühesõnaga üks paremaid võimalusi kasutada jalgrattaid, nii et nendega siis käiakse siin hästi palju ringi. Mis veel? Palo Altos on ka hulka koole. 3 keskkooli, nende puhul middle school on siis 6.–8. klassi kool, 2 high school'i ehk siis meie mõistes gümnaasiumit ning siis natukene rohkem veel algkoole. Ja minu lapsed olid ka siin mõne kuu ja käisid Jane Lathrop Stanfordi nimelises keskkoolis 6. ja 8. klassis. Nii et ka selline põnev lugu. Aga nüüd siis vaataks seda Stanfordi põhikämpust. Seda kutsutakse siis Main Quad. Ja siin on Stanfordi kämpuse algsed kõige vanemad majad. Sealpool paistab siis Jordan Hall ja sealpool siis Wallenberg Hall. See taga siis Hooveri torn. Nüüd jõuame siis südamesse, mida kutsutakse siis Memorial Court on siin ja Memorial Arch. Ja siis jõuame ka siis Stanfordi kämpuse keskel oleva kirikuni. Mis Stanfordis hästi tüüpiline on sellised ilusad pikad sammasgaleriid, mis on kindlasti kahes mõttes head. Üks on see, et need võimaldavad väikest varju päikese eest, aga ka vihma eest. Muidugi vihmaga on niimoodi, et selle 6 kuu jooksul võib olla 5 päeva on seda vihma sadanud. No, siin on veel kord näha väike näidis Rodani kultuuridest. Nii, aga läheme siis selle ilusa väravalt läbi ja jõuame platsile, kus siis muuseas just nii enam-vähem nädala eest toimus siis Stanfordi bakalaureuse tudengite lõpetamine. Või neid nimetatakse siin siis undergraduate students. Kirik, sellised ilusad puud, palmid, selline näeb välja Stanford. Ja võib-olla siin ongi hea korraks rääkida, et Stanfordi sisseastumisest. Vaatasin, et järgmisel aastal ühtegi eestlast Stanfordi üliõpilaste hulgas ei alusta, siis undergraduate students, nii-öelda esimese astme üliõpilast. Küll aga on neid tegelikult 76 riigist. Nii et julgustan julge kandideerima. Sissesaamise protsent on 5%, nii et umbes paar tuhat tudengit vastu võetakse ja kandidaate on siis 20 korda nii palju. Nii et lihtne ei ole saada ja tuleb teha ära siis ameeriklased testid keele ja matemaatikas ja kirjutada motivatsioonikirja ja otsitakse just inimesi, kes on aktiivsed, kes on tegema suuri muutusi maailmas ja kes suudavad ennast ka mõnes mõttes siis heas mõttes müüa. Nii et kandideerida igal juhul tasub. Stanfordi ülikool on eraülikool ja eraülikoolil omaselt on siin ka õppemaks. Alguses, kui Leland ja Jane Lathrop Stanfordi ülikooli asutasid, siis ei olnud õppemaksu, algul oli tasuta,
aga õige pea läks tasuliseks. Õppemaks ei ole muidugi odav. Internetis võib seda täpsemalt järgi vaadata, aga mu mälu järgi oli näiteks samal esimese astme õppes mingi 44 000 aastas. Mingi tundub ühesõnaga siin natuke nagu jutumärkides. See on väga suur summa, aga mis kindlasti on nagu oluline mõista on see, et siin on lisaks sellele ka suured stipendiumid. Nii et neid, kes kogu selle summa ise maksavad, on suhteliselt vähe, ehkki tegelikult ikkagi siin kohalikud õppejõud ütlevad, et siin valdavalt õpib Ameerika 1% rikkamaid üliõpilasi. Eks see, kas see nii-öelda tasub ära või ei tasu, seda näitab loomulikult aeg, aga igal juhul Stanfordi kogukond on väga kõrgele edasi püüdev kogukond, nii et igasuguste näitajate järgi Stanfordi ülikool on selles mõttes maailma täielik tipp ja siin õppimine ja inimestega suhtlemine on omaette kogemus. Lisaks sellele peab muidugi ütlema, et Stanfordi ülikoolil on väga head sidemed siinse Ränioru, siis Silicon Valley erinevate ettevõtetega, nii et tihe selline akadeemia ja ärimaailma kokkupuude on see, mida võib-olla Eestis ja Euroopas nii sageli ei näe ja seetõttu ma arvan, et see põhiväärtus, mis Stanfordis õppides või ka praegu minul siin 6 kuud külalisõppejõuna olles on võrgustikul, mis siit tekib ja seepärast tasub seda kindlasti väga-väga kaaluda. Loomulikult lisaks sellele siin on koos täielikud maailma tipud. Üks Stanfordi kolleeg ütleski, et neilt on üldiselt nagu oodatud, et Stanfordis töötaks inimesed, kes kuuluvad oma alal maailma absoluutsesse paremikku 3 parema hulka. Aga nüüd oleme jõudnud järgmisesse kohta. Näitan teile korraks ka Stanfordi kaarti. Siin siis pildi pealt on siis näha, et me alustasime tegelikult selle koha pealt siit oma retke ja kõndisime mööda seda teed siia Palm Drive'ini ja siis läksime muuseumi tee poole, vaatasime seda muuseumit, Rodini skulptuuride aeda, tulime siit siis mööda sellest keemiamajast, jõudsime siia siis selle põhikämpuse algusesse, vaatasime korraks selle ovaali poole ja siit viib siis Palo Altosse. Ja praegu tulime siis läbi selle Memorial Courti main quadi, jõudsime siis siia vasakule poole, siia, kus me siis olemegi nüüd siis Hooveri Tower torn paistis meil siit vahepeal ja nüüd meie ees on siis Stanfordi põhiraamatukogu. Stanfordi põhiraamatukogu kutsutakse siis Green Library, roheline raamatukogu. On selline vahva, tore, vanaaegne maja, kus on siis suured kogud. Loomulikult on suurem osa asju ka elektrooniliselt täna kättesaadavad, aga paljud sellised vanad asjad on siiski mõnus ka koha peal lugeda ja vaadata. Ja siin raamatukogus töötab meil mindki siin väga hästi vastu võtnud Balti kogude kuraator Liisi Esse, kes on siis hästi palju kohaliku kogukonna ühendamiseks teinud ja näiteks praegu siin meie 100 aasta sünnipäevaga seoses, Eesti 100 aasta sünnipäevaga seoses avanud ka näituse The Baltic Way koostöös siis kolleegidega. Edasi liikudes siin main quadi serva peal näeme ka mitmeid muid selliseid vanu toredaid maju. Samuti silmanurgast on näha, kuidas siis kasutatakse aktiivselt jalgrattaliiklust. Stanfordis on muuseas praegu tegelikult nagu vaheaeg, et üle-eelmisel nädalal lõpetas siis eelmine lend ja nüüd siis uued üliõpilased ei ole veel üldiselt alustanud. On mõned erandlikud programmid, näiteks nagu Stanfordi 1-aastane õpetajakoolituse programm, mis alustas just täna ja lõpetab siis nädal vähem kui aasta pärast. Aga jõudsime siis nüüd siis Stanfordi haridusteaduskonna vana maja juurde. School of Education, aastanumber majal on 1938 peal. Tegelikult School of Education asutati juba varem ja seda maja kutsutakse ka siis Kuberli majaks.
selle haridus- ja teaduskonna kunagise dekaani nime järgi siis. Ja noh, pildi pealt on siin näha siis, et haridus- ja teaduskonna maju on veel 2 tükki, et siin on meie see peamaja, siis on siin veel teine ja siis mina olen tegelikult kõige rohkem praegu läbi käinud inimestega, kes on siis Ceras building, see maja, mis on siis, mis ta iganes täpne nimetus on, Center of Educational Research ja midagi taolist. No võt. Ja nagu meil Eestiski, ka siin räägitakse 21. sajandi oskustest, 21. sajandi õppimisest ning kuidas siis uurida seda. Mis siin veel praegu paistab, on selle samas majas on selline suur saal, mis on päris nagu kinosaal, nii et selline näeb see välja. Ja praegu siis haridus- ja teaduskonna juht on Dan Schwartz, kes on siis ise tegelikult uurimusliku õppe- ja loodusteaduste valdkonna uurija, nii nagu mina ise sarnases valdkonnas oleme ja on tegelenud hästi palju sellise õpikeskkonna, õpitarkvara arendamisega nagu Betty aju, Betty's brain, selle kohta võite internetist siis lähemalt uurida. Aga see on siis selline programm, mis võimaldab siis arvutiprogrammi õpetada õpilasel, nii et läbi teise õpetamise siis ka ise õppida. No nii, ja nüüd jõuame siis siit Stanfordi sellise ühe Hooveride auari kõrval sellise landmarkini, mis on siis Stanfordi kellatorm. Vahepeal võib-olla juba vaikselt kuulsite, siin on siis selle kohta natukene juttu ka, et juba üle 100 aasta vana kell, mis ikka teatud hetkel ilusasti siis lööb meile. Aga kõnnime edasi. Stanfordi campus on hästi mõnus. Mulle meeldib see, et siin on just hästi palju rohelust, mõnusad asfaltteed, kus on piisavalt ruumi nii jalakäijatel kui jalgratastel. Lisaks jalgratastele on siin hästi tavaline liikumine ruladega. Ja noh, juba sai nimetatud neid elektriliikureid. Aga rulade puhul on ka samamoodi, et noh, nagu ikka aktiivsed noored mõtlevad, et kuidas lihtsamini ja kiiremini saab. Et rulade puhul on hästi suur trend praegu, et kasutatakse mootorit. Elektrimootoriga rulad, käes on väike pult ja liigutakse. Lisaks selle mõtlevad muidugi Stanfordi inimesed hästi sageli kastist välja. Ja noh, selle üheks näiteks meenub mulle just üks rulataja oli pannud endal rula esimese serva peale ämbri veega, jala sinna sisse, paljajalu rulatas ja mõtles, et ma olengi nüüd nagu rannas. No vot. Nüüd jõudsime selle sama Green Library teise külje peale, kust on võimalik sisse minna. Ja siin teisel pool näeme siis jälle ühte ilusat parki, mis selle põhiraamatukogu ees on. Aga mida siin veel võib näidata, on siis see, et Stanfordis on hästi laialt levinud ja mitte ainult Stanfordis, ka Palo Altos on olemas selline kohvikute kett nagu Kupa Cafe. Ja see on selline logo, näeb välja selline hästi populaarne koht siis, kust võetakse kohviteed ja noh, mõnikord ka väikest salatit või mingit muud sellist asja ning lobisetakse. Liigume vast edasi.
Stanfordis õpilaste elust. Kui ülikooli tulla, lapsed või perega tulla siia hilisel ajal, siis õpilaste kooli saamisel on selline tore kadalipp, et ei ole nii palju IT-lahendusi nagu Eestis on, et saaks veebi kaudu asjad ära teha, tuleb kohal käia, tuleb tõestada, et on elamiskoht olemas, tuleb tõestada, et on ära tehtud vajalikud vaktsineerimised. Kui ei ole tehtud, siis tuleb koha peal teha, see maksab ja peab arvestama. Ja kui vaktsineerimised on tehtud, siis hoolimata sellest ikkagi tuleb arsti juures käia, et teha tuberkuliinitest, kontrollida tuberkuloosi haigustekitajatega kokkupuutumise kohta. Ja vaktsineerimiste osas on niimoodi, et kool lihtsalt ei ole võimalik minna, kui ei ole vaktsineeritud teatud asjade vastu. Ja seepärast ongi niimoodi, et kui Eestis on näiteks ikkagi võimalik lapsevanematel teatud juhtudel kuidagi keelduda, siis siin lihtsalt sel juhul kooli ei saagi. No nii, nüüd jõuame siis Stanfordi haridusteaduskonna praeguse, võiks öelda, põhimajani, kus kõige rohkem tegevust toimub. Siin toimuvad enamik selliseid avalikke seminare, külalised tulevad. CERAS, Graduate School of Education. Astume korra siia sisse ka. Nagu näete, tervitatakse juba 2019 aastal lõpetavaid üliõpilasi. Ja üleüldse siin räägitakse mitte niimoodi, et ei räägita sisseastumise aasta järgi, vaid räägitakse lõpetamise aasta järgi. Class of 2018 on see, kes sel aastal lõpetas. Ja see hoone on siis selline 4-korruseline kõrge, laia keskaatriumiga hoone, kus siis mulle väga meeldib, et hoone keskel on ümarlauad, kus on võimalik siis vahepeal arutada. Ja siis hoone kummalgi poolel on nii-öelda kaheosaline selline bokside süsteem. See tähendab, et on esimene kiht, tagumine kiht. Ja siis siin töötab siis suur osa sellistest suurtest haridusteaduste tippudest. Kes siis haridusteadlased üldse Stanfordis töötavad? Võib-olla üks selliseid, kellest kohe alustada, on Lee Schulman. Lee Schulman on siis õpetajahariduse emeriitprofessor, kes siis on tuntud oma mõiste pedagogical content knowledge kasutuse toomi poolest. See on siis pärit 80. aastatest juba eelmisel sajandil ja selle põhiidee oli siis see, et see oli aeg, kui hakkas hästi palju levima pedagoogiliste teadmiste rõhutamine ja võidukäik. Ja tahaplaanile hakkasid jääma siis ka ainealased teadmised, aga õpetaja kompetentsid peavad ju eeldama tegelikult kõiki kolme osa, et mitte ainult pedagoogilist, mitte ainult ainealast teadmist, vaid ka siis, mis siis Lee Schulman tõigi nagu sisse pedagogical content knowledge ehk siis pedagoogiline ainealane teadmine. Ja võime nimetada ka täna didaktiliseks teadmiseks, et kuidas peaks midagi õpetama. Nii et need ideed on suuresti nagu temalt pärit ja leidnud hästi palju viitamist. Siis teised inimesed, kellega sealt haridusteaduskonnast mina veel kohtunud olen, on Roy B. On selline loodusteaduste uurija, kes siis on tegelenud palju probleemi lahendamisteemadega ja tehnoloogia kasutuselevõtuga. Või siis loodusteadusliku hariduse professor Jonathan Osborne, kes on siis praegu mulle eriti silma hakanud just teadusliku põhjendamise uuringutega, aga muidu ta pärit on alguses siis Inglismaalt
ja nüüd 15 aastat vist umbes siin ning on uurinud väga seda, et kuidas loodusteaduste õpetamine ka Euroopas muutuma peaks. Siis võib veel nimetada Richard Shavelsoni, kes on siis identiteedi uurija ja üldse hindamise uurija ja selline, kes siis Cronbachiga siit samast, kes on siis ka Stanfordist pärit, tegi oma koostööd, et paljud kindlasti teavad, et Cronbachi alfaks kutsutud tunnus on praegu maailmas siis kõige tavalisem testide sisereliaabluse hindamiseks kasutatav suurus. Ja see on ka siit Stanfordist siis pärit. Aga nüüd vahepeal pööran ühe teise kaamera ette. Jõudsime sellisesse kohta, mis on Stanfordi raamatukauplus. Või ütleme niimoodi, et see ei ole ainult raamatukauplus, siin on igasugused asjad müügil. Ja hästi tüüpiline on siis see, et nad hästi reklaamivad oma märki, et neil on hästi palju ninni-nänni Stanfordi teemalist. Alates siis igasugustest joogipudelitest kuni, nagu näete, kelladeni välja ning on võimalik ka juveele Stanfordi märkidega osta. Või siis ka loomulikult ühesõnaga Ameerikale omaselt on vaja Stanfordi diplom raamida asjakohasel viisil. Aga loomulikult lisaks sellele, et meil on vaja kuumas, üleeile oli meil näiteks 38 kraadi, on vaja meil juua, on vaja ka igasuguseid märke, on vaja ka sporti teha. Ja nii ongi, et ka kõik korvpallid, võrkpallid või siis ka Ameerika jalgpallid on olemas ka Stanfordi logodega. Vihmavarjud, mida eriti milleks kasutada ei ole, ja Stanfordi puu. Õige pea jõuame selle teema juurde tagasi, aga Stanfordi erinevate asjadega siis. Stanfordi logodega siis palju erinevaid riideid ka. Hästi palju neid riideid on Nike logoga. Ja miks? Sellepärast, et Nike on Stanfordi firma. Nimelt Nike on Stanfordist välja kasvanud firma ja toetab siiamaani ka Stanfordi. Nii et selles mõttes on igati vahva. Mis on põnev, siin poes on ka Stanfordi autorite sektsioon eraldi, kus siis, või siis ühesõnaga kohalike teemadega, samast siit Palo Altos elas ju Steve Jobs või siis siit on ka Elon Musk ja Tesla pärit, nii et siin on palju igasuguseid asju. Mind on siin Stanfordis kes on siis ja tema eelmise aasta raamat Finding Fibonacci on siin müügil. Nüüd jõudsime siis Stanfordi postkontorisse. Nagu öeldud, siin on kõik oma. Teeks korra peatuse veel bioloogia vallas. Üks tavalistest puudest Stanfordis ja Palo Altos, ma ütleks, et siinne kant Palo Alto ongi magnooliate linn. Siin selle ilusa valge, ütleme umbes 30 sentimeetrise läbimõõduga õiega puu on magnoolia, mis sõitseb praegu, aga erinevad magnoolia liigid õitsevad siin jaanuarist saadik. Et esimesed magnooliad jaanuaris-veebruaris on sellised valge õiega, millel lehti veel küljes ei ole, aga terve puu on ilusasti siis valgeid õisi täis. Sellised magnooliad. Teine raund magnooliaid on siis tulemas seal märtsis-aprillis on sellised, kus on väikesed lehed ka juba ja tulevad sellised tumepunased õied või siis kreemiad õied. Ja nüüd siis mais-juunis on siis kolmas raund, need suured igihaljad magnooliad, millel siis on hästi suured õied ja neid on Palo Alto linn siis täis järgemööda sellised
alleed suured erinevatel autoteedel. No nii, aga nüüd jõuame siis Stanfordi ülikooli sellisesse kontorite tugipunkti, et siin selle kahekorruselises maja teisel korrusel on koht, kus on võimalik endale saada siis Stanfordi ID-kaart. See näeb välja siis selline. Minul on see nii-öelda visitori oma. Kui olete üliõpilane või töötaja, siis saate endale teistsuguse. Ja kui olete üliõpilase või töötaja või külastaja nii-öelda pereliige, siis on võimalik ka saada $25 eest ja selle kaardiga on võimalik siis saada igale poole Stanfordi siis keskustesse sisse. Ja näiteks ütleme raamatukokku pääseb sellega sisse. Tõsi, ka külalised saavad sisse, aga siis tuleb eraldi registreerida. Ning lisaks sellele sellest samas äsja külastatud Stanfordi raamatupoes on võimalik saada selle kaardiga siis 10% allahindlus. On siis siin ka selline söögikeskus, kus on erinevad kohad. Jäätisekeskus, Subway, salatibaarid, Panda Express, loomulikult Starbucks ja kõik sellised kohad. No võt, aga kõnnime edasi. Ameerikal natukene mitteomaselt on Stanfordis tore see, et tegeletakse ka aktiivselt prügi sorteerimisega. Komposteeritav materjal, taaskasutatav materjal ja muu prügi. Kusjuures enamik nüüd neid toidukohtasid pakub sööki just nimelt sellistest nõudest, isegi kui nad on plastikust, ükskõik kas papist või plastikust, siis nad on ikkagi komposteeritavad. Nii et ka igasugused siis enamasti maisitärklisel põhinevad plastkahvlid, noad või topsikud, et need lähevad kõik sellisesse komposteerimisse. Liigume vaikselt edasi. Võib-olla vahepeal veel laste koolikogemusest. Nagu ütlesin, mu lapsed käisid siis JLS koolis, mis on siis Jane Lathrop Stanfordi kool ja 6.–8. klassis. 8. klassi puhul oli juba eriti palju, aga natuke ka 6. klassis, mis selles koolis erilist paistis oli valikute võimalus. Ja neil oli kasutuses selline valikute ratas, mis siis, ma mäletan, täpselt mitme nädala tagant keerdus järjest järgmise teema peale ja siis hakkas uue valikaine sisuliselt õppimine. Nendeks valikaineteks olid tihtipeale sellised üldoskud suunatud õppeained või ka siis võõrkeeled, mida selles koolis võib-olla paljud lapsed rääkisid emakeelena, aga teistele ei olnud nendes keeltes mitte midagi tuttavat. Nimelt selles koolis oli siis üle poole oli selliseid lapsi, kelle emakeel ei olnud inglise keel, kes olid siis Aasiast pärit, hästi palju Aasiast pärit lapsi või siis Mehhikost pärit ja see oli üldse nagu selles koolis, ma arvan, minu lastele ka selline hea, tore võimalus, et see oli hea näide sellest, kuidas mitmekultuurilisus on päriselt toetatud igapäevaselt koolis. Ning nemad said ka endale palju sõpru erinevatest riikidest, nii Euroopast kui Lõuna-Ameerikast, lisaks siis Põhja-Ameerika riikidele. Mida siin vähe on aafriklasi tegelikult. Ja et põhiline on siis jah, Aasia, Mehhiko ja siis ka Euroopa inimesed. Nüüd jõuame aga tasapisi ühe suure välja peale. Murväljak, kell hakkab saama 10 hommikul
praegu on veel vaikne, aga muidu tihtipeale on selle välja peal palju inimesi mängimas kas jalgpalli, viskamas lendavat taldrikut või niisama päevitamas. Ja tundub ilus muruväljak, aga tegelikult see on väikene petekas. See on näide sellisest heast campuse planeerimisest. See muruväljak on tegelikult katus. See on siis, kas see oli 4 või mitmekorruselise autoparkla katus. Nii et siin on ka mõned sellised parkmismaad, nagu seal taga paistab, aga see selline nii-öelda maa-alune parkla on üks tore võimalus seda elukeskkonda nagu mõnusamaks, toredamaks muuta. Ja üleüldse elukeskkonna toredamaks muutmise peale on siin nagu palju mõeldud, et nagu näete, jalgratastel on igal pool omaette sellised rajad. Jalakäijaid lastakse üle, bussid on tasuta. Siin on näha üks bussipeatus. Ja lisaks sellele on sellesama Stanfordi kaardiga tasuta sissepääs ka igasugustesse sportimiskohtadesse, nagu näiteks seesama ujula, kus mina ka omajagu palju olen ujumas käinud. Nii et selles mõttes on mõeldud siin hästi just sellisele füüsilise ja vaimse tasakaalu toetamise võimaluste loomisele. Nagu näete, hästi palju liigutakse jalgratastega. Nii et need on siis siin hästi sportima tulnud inimeste jalgrattad. Ja huvitava lahendusena, nagu mõtlesin, et on ka rulade jaoks siin palju mõeldud, et on selline rulade hoiu punkt, kus on võimalik siis oma rula lukku panna, või praegusel juhul on ka tõukeratas lukku panna. Ka neid tõukerattaid, sealhulgas mootoriga, on siin hästi palju. Astume korraks siia sisse, siis see on ka näha, kuidas siis käib sisse minemine. Ning niimoodi on võimalik siis sisse saada. Üks tore asi, mis mulle meeldib, on see, mis on selline nii-öelda infotahvel, mis püüab nagu luua külastajatele sellist nagu mõnusat meeleolu. Iga päev on siin uus küsimus, võib vaadata, mida teised on vastanud. Lisaks sellele ujulale on siin keskuses siis tohutu suur ronimis sein ja loomulikult ka võimlemiseks, korvpalliks ja jõusaal. Nii et need asjad on siin kõik meeletult suure võimalustega sportimise võimalused. Ja viimase asjana siit majast sees kindlasti võiks näidata, et toetatakse hästi siis pudelivee joomist, loetakse kokku, mitu pudelit on, mitme pudeli turustamist on juba siis välditud. Nii et sellised teemad. No nii, ja hakkab meile tuur läbi saama. Enne näitasin teile poes ühte toredat puud ja ei ole kohe käe pärast nüüd praegu võtta ühte suurt, aga tahakski lõpetada oma tänase visiidi sellise puu tutvustumisega. See ei ole mitte just kõige suurem, aga proovige ette kujutada, et see puu, mis on Stanfordi puu, on puu, mis on muidu maailma kõige pikem puu. See on siis sekvoia. Sekvoia
on üks selline reliktne puu, mis on siis tegelikult kogu California sümboliks. Ja sekvoiasid on 3 liiki maailmas, mis tegelikult ei ole omavahel väga lähedased sugulased. Teine on mammutipuu, mis kasvab ainult siis siin lõunapool Californias, Sierra Nevada mägede läänekaldal. See ranniksekvoia siis kasvab California keskosast kuni siis põhjaosani välja. Kõrguseks on kõrgematel puudel üle 100 meetri.